seda võib lugeda mingis mõttes koguni ajalooliseks olukorraks, sest umbusaldajateks on Türi vallavolikogu enamust esindavad vallavolikogu. Miks me volikogu esimest umbusaldame? Kordan juba üle umbusalduse üleandmisel ja mualgi olanud põhjused. Alles 4 kuud tagasi astus praegune vallavolik ametisse. Volikogu enamus oli valinud oma juhiks volikogu esimees Maarja Prause. Koalitsioon ei oleks algatanud volikogu esimehe tagasikutsumist, kui poleks selgunud, et volikogu esimees ei usalda praegust vallavalitsust ega ka praegust võimuliitu. Valla kõrgema võimukandjana peaks volikogu esimees ise esimesena tagama nii vallavolikogu korralduse, selle sujuvuse või tulemuslikkuse. Usaldusküsimus algatas tegelikult ju volikogu esimees ise, kuna volikogu enamuse hulka kuuluvatest volinikest mitte ükski ei toetanud tema seisukohta. Niisuguses olukorras jääb üle ainult 2 võimalust, kas astub tagasi vallavolikogu esimees ise või ta kutsutakse tagasi. Tegime ettepaneku, et volikogu esimees astub ise tagasi, et selle võimaluse, mis oleks kõiki rohkem säästud, jättis ta kasutamata. Seega jäi üle ainult umbusaldamine. Ei ole mõeldav, et selleks, et üks inimene saaks edasi minna, peaks kõik teised tagasi astuma. Selleks, et Türi vallavolikogu saaks kõigi valla inimeste huvides töötada, on vajalik selgus volikogu juhtimises ja selle töö korraldamisel. Palun umbusalduse avaldust vallavolinikel toetada. Kaia Ila, palun. Eelmise volikogu istungil tõepoolest selline dokument üle anti. Koalitsiooni ise ei ole raske kommenteerida, aga küll ma märkan praegusel hetkel, et volinikel ei ole selle praeguse otsuse eelnõu juurde lisatud seda algset umbusaldamist ettepanekut. Ja kui nüüd omavahel võrrelda, siis ma näen, et praeguses otsuse eelnõus on olnud kitsamad põhjused, mis olid esimesed umbusaldamised, kell oli kirjeldatud ka seda, et volikogu esimees paljude Ukrainast kaaristanud või kõige kohaselt, kõige seda alaväärtusega head koostööd ja palju sarnaseid ettepanekuid ja selliseid etteheiteid. Minul on küsimus algatajatele, umbusalduse algatajatele, kas need erinevad asjad, mida te toona kirjeldasite ja mida praeguses otsuse eelnõus ei ole kirjeldatud, osutusid siis lähemal vaatuse võib-olla ekslikuks ja valeks. Aitäh. Kõigepealt on täiesti vale väita, et keegi oleks väitnud, et Ukraina põgenike abistamine, et volikogu esimees abistab Ukraina põgenikke liiga palju ja et see on nagu põhjus. Ma saan aru, et ajakirjanike jaoks on see demagoogiline ja selline mõte, siis ja välja tooma, me teeme tegelikult seal ühe lausega välja väite, et tegelikult, mis on ju ka üks usaldusele, umbusaldusele küsimus, et vallavolikogu esimees väga sageli ei tee vahet, mis on seadusandlik või mis on täidesaatev või sellest lähtuvalt tegutseb, võttes enne volitusi, mida ta veel lihtsalt ei ole antud, et see lihtsalt tekitab sellest. Sellest lähtuvalt on siin teatud tegevused ju vajas ka meie kõigiliste volikogus on talutada. Et ma ei väidaks, et me oleme siin kuidagi kitsendanud või laiendanud kogu seda umbusalduse teemat, vaid põhimõtteliselt on see küsimus on algusest peale või eelmise volikogu istungil on olnud lihtsalt usalduse kaotus. Ja meie väga selge mõte on, et me ei soovi sellist pikka mustapesu veselist, seletamist, arutelusid siia tuua. Me võime seda teha, aga see tahaks säästa nii inimesi, kui me Türi vallamainet ja meile hakkasime tegema. Aga meil on kindlasti olnud päris veel eile õhtul oli siin kõik jutuajamine, kus volikogu esimees soovis tegelikult jätkata meie koostööd edasi, samas avaldavad arvamust, et kuidas siis saab selle seni välja öeldud, aga ma ise olen avaldus välja öeldud. Et aga nagu öeldud, meie ei soovi väga pikki jõudisi selle üle ja piirdub ainult sellise usalduse küsimusega. Ja see on täiesti kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ette nähtud võimalus.